milliste eetiliste probleemide või dilemmadega oled sa koolitajana kokku puutunud koguduslikus kontekstis? Võib-olla on nagu väljaspool, aga võib-olla ka koguduslikus kontekstis. Koolituse kontekstis ma ei oska öelda, et oleks eetilisi dilemmasid olnud. Mul mõned on olnud diakoni ja juhatuse liikmena, aga need ei ole nagu seotud õppimise või koolitamisega. Väga paljud dilemmad, mida me tegelikult lahendada ei saa, on näiteks programmeeritud juba meile sisse. Näiteks see kirik, mille liige ma olen, seal on, kas nüüd on suhe 74-26 või 76-24, ma ei mäleta, kumba pidi on meeste ja naiste suhe. Et paratamatult naisi on rohkem ja sellel on oma praktilised konsekventsid, eks ole, kas tahad või ei taha. Ja siis tekivad mingid küsimused, eks ole, millele sa pead nagu vastama. Ja sageli on nii, et mingid üldised suundumused, kas siis ühiskonnas või koguduses, et avalduvad ikkagi üksikisiku tasandil. Tähendab, üks inimene peab vastama oma küsimustele. Ja need küsimusi ta ei ole ise tekitanud, vaid see olukord talle tekitab. Teine on ka niisugune, võib-olla vähem tõsine minu jaoks on igasuguste kombestike või tavadega seotud. Maailm avaneb, erinevad kultuurid, see, kuidas ma ise olen baptisti koguduse liige, üks korralik baptist käitub Ameerikas, Saksamaal, Eestis või Rootsis. Võib olla puhttehniliselt viisil üsna erinev ja selle tõe jalule seadmine tekitab vaidlusi ja nendele küsimustele sa pead siis vastama või lahendama või midagi ütlema. Aga need ei ole nagu sellised koolituse alal ja usulises kontekstis ma ei oska praegu öelda, et ühtegi niisugust eetilist dilemmat mul praegu ei meenu.